algatus tulla välja nende ettepanekutega ja see eeltöö, mis ära tehtud Pare poolt on ehk räägitud väga erinevate erialaorganisatsioonidega, ka erinevaid töötajate gruppe esindavate organisatsioonidega ja tööandjaid esindavate organisatsioonidega, seadusandluse esindajatega, see on väga tänuväärt. Sellepärast, et esiteks on koorunud välja need kõige põlemad teemad, mis kõiki ühendavad ja Asutajate Seltsi poolt, mis koondab siis üle 200 startupi asutaja. Me oleme üsna sarnaseid teemasid mitmeid aastaid juba ka esile tõstnud ja nendest rääkinud, aga tore, et see toetuspind on nüüd palju laiapõhilisem tööstusettevõtetest, põllumajandusettevõtetest kuni siis selliste teenusmajandusettevõteteni välja. Ja kui neid asju seal ära teha, siis kindlasti lähevad asjad oluliselt lihtsamaks ja lihtne ettevõtluskeskkond, vähem administratiivseid kulusid, võimaldab keskkonnada sisule ja toob Eestit esile ka sellise maana, kus on hea teha ettevõtteid, kuhu võiks tulla tegema ettevõtteid. Teine pool, mis on veelgi olulisem, on see, et tegelikult nii nagu tänane dialoog tõi välja, see teema on palju laiem, et me räägime sellest, mis on üldse kontseptsioon, töökontseptsioon, mis asi on töö, kuidas täna töötatakse sellest, et üks inimene võib töötada korraga mitmes kohas ja seda esineb aina rohkem näiteks, aga ka seda, et soovitakse suuremat paindlikkust ja kaasata neid inimesi, kes võib-olla täis tööajaga ei jaksa enam kuskil töötada ja ka ei saa võib-olla olla mingisuguse fikseeritud koormusega näiteks, et see ka annab juurde meile sellist huvitavat tööjõudu ühelt poolt ja teiseks ta võimaldab siis ka nendel gruppidel, kes on kas näiteks noor ema või ta on näiteks pensionär või ta on puudega inimene, võtta siis jõukohane amps sellest tööst ja proovida erinevaid töökohti ning saada teada, mis talle kõige paremini sobib. Või siis näiteks kui üks karjäär ära lõpeb, paindlikult leida see teine karjäär endale.